Tere kõigile, aitäh, et mind kutsusite. Kuidas meil täna läheb? See on imeline. Ma saabusin eile hilja õhtul lennukiga. Olen nii tänulik, et saan siin olla. See on tõeline au olla siin Jeruusalemmas, ümbritsetuna nii paljudest, jah. Ümbritsetuna nii paljude uskumatute juhtide, ajakirjanike, uuendajate ja inimestega, kes on pühendanud oma elu Iisraeli ja juudi rahva tugevdamisele. Kui te oleksite minult paar aastat tagasi küsinud, milline mu karjäär välja näeb, oleksin ma ilmselt öelnud, et veedan oma elu lihtsalt tantsides, lauldes, näideldes ja püüdes inimesi naeratama panna. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ühel hetkel saan tuntuks mitte tantsija, laulja või näitlejana, vaid äratuntava juudi hääle poolest sotsiaalmeedias. Ja ma ei oleks kindlasti kunagi ette kujutanud, et omaenda identiteedist postitamine, lihtsalt sellest postitamine, et olen juut, muutub nii vastuoluliseks. Aga tegelikult ei saa meist keegi valida seda hetke, mille ajalugu meile annab. Me saame valida ainult selle, mida me sellega peale hakkame. Me võime kas vaikida, sest see on lihtsam, või rääkida, sest see on täiesti vajalik. Ja minu jaoks sai see valik väga selgeks. Kuna mul on kokku 14 miljonit jälgijat, sain aru, et sotsiaalmeedia ei ole lihtsalt koht, kus inimesed jagavad selfisid ja naljakaid videoid. See on koht, kus inimesed kujundavad oma arvamusi. See on koht, kus lood ja narratiivid kujunevad. See on koht, kus ajalugu tõlgendatakse. Mõnikord täpselt, aga mõnikord ka täiesti valesti. And then October 7th happened. Nagu paljud teisedki, ärkasime üles ja haarasin kohe oma telefoni järele. Alguses nägin ma videoid peredest, kes peitsid end turvatuppadesse, inimestest, kes jooksid oma elu eest, vanematest, kes otsisid meeleheitlikult oma lapsi ja kogukondadest, mis olid üleöö pea peale pööratud. Mu süda oli murtud, nagu ma olen kindel, et ka kõigil meil siin ruumis. Ma leinasin ja olin šokis. Aga tundide möödudes hakkas juhtuma veel midagi. Ma avasin uuesti Instagrami ja TikToki. Ja tundus, nagu ma vaataksin täiesti teistsugust reaalsust. Enne kui paljud inimesed üldse teadsid, mis tegelikult juhtus, kirjutati juba narratiive. Arvamused olid juba kujunemas ja miljonid inimesed üle maailma olid juba otsustanud, mida nad usuvad. Mitte sellepärast, et nad oleksid ise tegelikult uurimistööd teinud. Ega keegi neist polnud kunagi isegi Iisraeli külastanud, ellujäänuga rääkinud ega ühegi iisraelasega vestelnud. Aga sellepärast, et nad olid vaadanud internetis mõnda väikest videot inimestelt, kellel oli piirkonnast või selle ajaloost vähe arusaamist. Ja ma mäletan, et mõtlesin, kuidas see kõik nii kiiresti juhtub. Tragöödia ise oli juba piisavalt laastav, kuid valeinfo leviku jälgimine reaalajas oli midagi, mida mina isiklikult polnud kunagi varem kogenud. Ja siis midagi minu sees muutus. Ma sain aru, et vaikimine ei tähenda tegelikult neutraalsena püsimist. Tead, vaikus loob ruumi kellelegi teisele sinu loo rääkimiseks. Nii et kui me ise oma lugu ei räägi, teeb seda keegi teine. Ja nad ei pruugi seda ausalt rääkida. Ja taibamine muutis igaveseks seda, kuidas ma oma platvormi nägin. Ma sain aru, et algoritmid kujundavad arvamusi kiiremini, kui valitsused seda suudavad. Tänapäeva maailmas ei toimu tõe eest võitlus ainult toimetustes ja maailma areenidel. See toimub otse meie telefonides. Üks kerimine, üks video, üks jagamine, üks postitus korraga. Ja ma teadsin, et ma ei saa lihtsalt kõrvalt vaadata. Teate, tänapäeval ei ole sotsiaalmeedia lihtsalt meelelahutus. See on üks mõjukamaid lahinguvälju maailmas. Ja alguses ma ei olnud kindel, mis juhtuks, kui ma sõna võtaksin. Nii paljud inimesed hoiatasid mind, et ma seda ei teeks. Nad ütlesid, Montana, sa kaotad jälgijaid, sa kaotad kõik brändid, nad ilmselt lõpetavad sinuga koostöö tegemise. Nad ütlesid, jää lihtsalt neutraalseks, lihtsalt tantsi edasi, ära ütle midagi. Aga siis ma mõtlesin, et olen holokausti üle elanute lapselaps ja minu kohustus on teha kõik, mis minu võimuses.
ma tean täiesti kindlalt, et kui sotsiaalmeedia oleks eksisteerinud 40-ndatel, siis võite kindlad olla, et minu Seidi ja vanaema Lili oleksid postitanud iga päev, olenemata sellest, kas neil oleks olnud 1 jälgija või 10 miljonit jälgijat. nii et ma lihtsalt hakkasin postitama. ma hakkasin tõde jagama. ma läksin esimest korda pärast 7. oktoobrit 2023. aasta detsembris tagasi Iisraeli. ja nüüd on see minu 9. kord tagasi tulla pärast 7. oktoobrit. ja ma dokumenteerisin kohe reaalsust sellest, mis juhtus ja mis jätkuvalt toimub. mitte sellepärast, et ma arvasin, et suudan maailma üleöö muuta, vaid sellepärast, et ma teadsin, et vaikus ei ole minu jaoks valik. nüüd pean ma aus olema, paljud neist hoiatustest, mida ma sain, saidki tõeks. ma sain ja saan siiani tuhandeid vihaseid sõnumeid, peaaegu iga päev tapmisähvardusi ning inimesed ütlevad mulle, et nad loodavad, et minuga juhtuvad kohutavad asjad, lihtsalt sellepärast, et ma olen juut ja astun omaenda rahva vastu välja. inimesed ütlesid mulle, et su vanavanemad oleksid pidanud holokaustis surema ja nüüd on sinu kord. täiesti võõrad inimesed on otsustanud, kes ma olen, ilma et nad oleksid minuga kunagi vestelnudki. aga siis juhtus midagi ilusat. iga vihkava sõnumi kohta, mille ma sain, oli ka sõnumeid, mis tuletasid mulle meelde, miks see töö on oluline. olen saanud sõnumeid imelistelt moslemitelt, kes tänavad mind selle eest, et ma mõistan hukka terrorismi, kuid samal ajal näitan kaastunnet süütute tsiviilisikute vastu. olen kuulnud imelistelt kristlastelt, kes ütlesid mulle, et nad on hakanud juudi ajalugu õppima tänu minu videotele. olen saanud sõnumeid inimestelt, kes tunnistasid, et nad uskusid Iisraeli kohta asju, mis lihtsalt ei vastanud tõele ja et üks minu väikestest videotest julgustas neid hakkama küsimusi esitama, selle asemel, et kõike internetis nähtud pimesi uskuda. üks noor tüdruk kirjutas mulle ja ütles, et ta polnud kunagi varem juudi inimest kohanud. ja sinu videoid vaadates sain teada, kes juudi inimesed tegelikult on, nii et aitäh sulle. ma ei unusta kunagi nende sõnumite lugemist, sest need sõnumid tuletasid mulle meelde midagi uskumatult lihtsat. inimesed ei vihka seda, mida nad tunnevad. Nad vihkavad seda, millest teil pole kunagi olnud võimalust aru saada. seepärast ma jätkangi. üks suurimaid õppetunde, mida olen viimastel aastatel õppinud, on see, et inimeste mõtete muutmine toimub harva karjumise ja vastandumise kaudu. ma usun, et see toimub tõesti rahulike vestluste kaudu. olen õppinud, et faktid on olulised. lugu on oluline, aga inimlikkus on samuti tähtis. ja kui inimesed tunnevad, et neid austatakse, on nad palju altimad kuulama. mõned minu kõige tähendusrikkamad vestlused ei ole toimunud inimestega, kes minuga juba nõustusid. usu mind. aga need toimuvad inimestega, kes on piisavalt uudishimulikud, et küsimusi esitada. ja just seal usun ma, et tõeline areng algab. viimaste aastate jooksul olen kohanud erakordseid Iisraeli inimesi. kes siin on muide Iisraelist? Vau! Te olete imelised, maailma kõige tugevamad inimesed. Aga need uskumatud erakordsed iisraellased, kelle elud on igaveseks muutunud minu oma. ma tegin tegelikult dokumentaalfilmi nimega The Children of October 7th, kus ma intervjueerisin 11-17-aastaseid lapsi, kes olid pantvangi võetud, kelle vanemad olid pantvangi võetud või kes olid pealt näinud, kuidas Hamas mõrvas nende pereliikmeid otse nende silme all. ma veetsin üle aasta kõigi pantvangide, nagu Emily, Tamari ja Romi Koonene ees seistes, enne kui ma neid üldse kohtasin. ja enne kui ma neid kohtasin, tundusid nad mulle juba nagu mu pere. ma olen kindel, et paljud teist siin saavad sellega samastada. kui nad lõpuks vabastati, sain ma teada, et kui nad olid veel vangistuses, see on kõige pöörasem lugu, kui ma nendega kohtusin. Nad rääkisid mulle, et kui nad olid veel vangistuses, nägid nad tegelikult ühte intervjuud minust pärast seda, kui ma kandsin seda kollast kleiti, millel oli kiri "Tooge nad koju grammidel". Nad nägid seda siis, kui nad olid veel vangistuses. ma tõesti ei suutnud seda uskuda. See hetk peatas mind täielikult ja pani mind nutma, sest äkki sain aru, et sotsiaalmeedia ei jõua mitte ainult inimesteni üle maailma. See jõudis kuidagi just nende inimesteni, kes olid Gazas ja kelle eest me võitlesime. ma tegin ka Nova mälestustantsu video nimega We Will Dance Again koos Lila Friedmani tantsukompaniiga. See kompanii kaotas Nova festivalil 3 oma liiget ning videos osalesid Nova ellu jäänud endine pantvang Moran, Steli ja mina.
Veetsin aega kõige uskumatumate sõduritega, kes olid teismelistest vaevu vanemad, kuid kandsid kujuteldamatut vastutust ning käisin kogukondades, mida terror oli laastanud. Ma käisin isegi Rafas, Gazas, et oma silmaga näha Iisraeli ja USA humanitaarabi jõupingutusi. Sest ma olin tüdinenud kogu sellest propagandast, mis humanitaarabist räägiti. Tahtsin ise oma silmaga näha tegelikkust, mitte tugineda pealkirjadele. Ja need kogemused muutsid mind igaveseks, sest Iisrael ei ole lihtsalt idee. See ei ole lihtsalt hashtag. See ei ole poliitiline jutupunkt. Need on päris inimesed. Need on pered, kes püüavad erakordsetes oludes tavalist elu elada. See on vastupidavus. See on innovatsioon. See on luutis. See on inimlikkus. Ja kui oled inimestele silma vaadanud ja nende lugusid kuulnud, muutub võimatuks taandada neid lihtsalt sotsiaalmeedia loosungiteks. Juudina üleskasvamine oli alati miski, mille üle ma uhkust tundsin. Aga täna on sellest saanud miski, mille eest ma tunnen vastutust. Sa ei näe mind kunagi ilma Taaveti tähesta. Mul on neid tõenäoliselt kogu aeg umbes 20 tüki kaelas. Ma tahan, et inimesed teaksid alati, et olen uhke juut. Ma lihtsalt tahan, et te teaksite. Ja ma tunnen selle eest vastutust, mitte sellepärast, et mul oleks kõik vastused, mitte sellepärast, et ma oleksin ajaloolane või poliitik, vaid sellepärast, et mul on platvorm. Ja ma usun, et platvormiga kaasneb tohutu vastutus. Iga juutide põlvkond on seisnud silmitsi hetkedega, mil sõnavõtmine tõi kaasa tagajärgi. Me kõik teame seda. Nii et see põlvkond ei ole erinev. Erinevus seisneb selles, et täna on igalühel meist taskus väike avaldamisplatvorm. Üks video võib jõuda miljonite inimesteni üle kogu maailma. Üks postitus võib mõjutada avalikku arvamust eri kontinentidel. Üks hääl võib inspireerida kedagi teistmoodi mõtlema. See on uskumatu vastutus meie kõigi jaoks, kuid see on ka uskumatu võimalus. Tead, inimesed küsivad tihti, kas kogu see vihkamine paneb mind kunagi tahtma lõpetada. Minu vastus on alati ei, see mõjub hoopis vastupidi. See paneb mind tahtma jätkata, postitada ja jagada edasi. Sest iga kord, kui ma mõtlen tempo mahavõtmisele, meenutan kõiki neid positiivseid sõnumeid inimestelt, kes ütlevad, et nad on minu loodud videotest midagi uut õppinud, mida nad varem ei teadnud. Ma meenutan neid õpilasi, kes ütlevad, et nad tundsid end lõpuks vähem üksi, sest keegi, kellel on avalik platvorm, võttis sõna. Ma meenutan neid vanemaid, kes ütlevad, et nad näitasid minu videoid oma lastele. Ja ma meenutan neid inimesi, kes ei nõustu kõigega, mida ma ütlen, ja neid on palju, kuid tänavad mind selle eest, ma räägin ausalt, mitte vihaga. Need hetked tuletavad mulle meelde, et mõju ei mõõdeta sellega, kui palju inimesi sulle kaasa elab. Mõnikord mõõdetakse seda ühe inimese järgi, kes vaikselt oma meelt muudab. Maailmas, mis sageli premeerib pahameelt, tahan mina isiklikult jätkuvalt valida dialoogi. Maailmas, mis premeerib lõhestatust, tahan mina jätkuvalt eelistada sidet, sest ma tõesti usun, et mõistmine algab vestlusest. Ja kuigi sotsiaalmeedia võib levitada valeinfot uskumatult kiiresti, võib see tõesti levitada ka tõde, ma luban. See võib ehitada sildu, see võib luua empaatiat. See võib inimestele meenutada, et iga ekraani taga on teine inimene. See annab mulle lootust. Teate, minu vanavanemad elasid üle holokausti. Nad elasid ajal, mil juudi hääled olid vaiksed, olid vaigistatud. Ja täna on mul privileeg jõuda miljonite inimesteni vaid ühe nupuvajutusega. Kui hull see on? Seega ma ei võta seda privileegi iseenesest mõistetavana. Kui ma saan seda platvormi kasutada, et rääkida veel ühe loo, vaidustada veel ühe eksiarvamuse või inspireerida veel üht vestlust, siis kaalub see üles kõik negatiivsed või vihkavad kommentaarid. Ajalugu ei kirjutata ainult valitsushoonetes või toimetustes. Ajalugu kirjutatakse ka internetis. Nii et üks postitus, üks vestlus, üks julgustükk, üks hääl korraga. Nii kaua, kui mul on hääl, kasutan seda. Aga kuidas on teiega? Ma kasutan seda Iisraeli, juudi rahva ja tõe nimel.
sest ajalugu ei kirjuta need, kes keelduvad vaikimast. Ma tahan ka tervitada oma imelist ema, kes on siin meiega. Ta on 2 holokausti üle elanud inimese tütar ja kõige tugevam juudi naine, kes annab mulle kogu inspiratsiooni, mis mul on. Nii et ma tahan tänada oma ema. Ja tänan teid kõiki südames. Am Yisrael Chai.